No tere jälle siis. Aeg on nii kaugele jõudnud, et bussiga tagasi Hispaanias sõitma. Et siin on kõik rattad müügis. Müüdud praeguseks hetkeks ei ole. Kui see video välja tuleb, siis võib-olla on midagi müüdud, võib-olla ole. Eks seda siis näeb. Mis ma siin ennem tegin? Ma tegin tööruumi kõik asjadest tühjaks. Seal ei ole mitte midagi põhimõtteliselt, ainult rattad on seal. Siis, kes neid rattad näitab? Motoraiko hakkab neid näitama, sest et mind ei ole Eestis. Me tegime siukse diili, et ta tahtis endale R6-l teha klappi vaheregulli, kontrolli ja regulli ära. Siis me tegime selle ära. Ma ütlesin, et ai, ma töösse ei võta, et teeme koos selle ära ja siis pärast näitab mul lihtsalt rattaid, kui keegi tahab näha. Et ta saab need sealt tööruumist välja ka, et siis on sellega hea. Aga jah, sellega on korras siis. Ja vaatame siis bussi üle või? Mis meil siin ikka? Alustame siis. Buss on nagu buss ikka endiselt. Siin on voodi. Seekord ma sõidan sõbraga, ma ei ole üksinda. Oi, ja kes tuli? Sõber tuligi, Aimu Plato. Vaat, Oitsu tuleb meie kaasa nüüd. Me minuga võtame temaga Hispaaniasse nautime elu sinna. Ja siis ongi tema voodi siin. Minul, no vaatame, astume sisse korra. Siin on tal sööginõud, jooginõud, toit. Minu toit on seal, tema asjad. Siin on põhimõtteliselt kõik on täis topitud. Siin on kõik asju täis. Siin on mul jope ja salfakaid ja noh, kõik siin on täis. Siin on täis. Siin ma tegin voodi endale veel. Kiivrid, asjad. No kõik augud, kuhu midagi mahub on täis. Siis, maski võtsin, panin siia, lasta olla siin. Siis on hea öösel pimedas vaadata sisse. Siit tagant täis topitud. Mul tali ja asjad, mis siin kõik on. No kõik. Ja vaatame siia põhiruumi siis. Mis meil siin on? Või parem ma võiks küsida, mis meil siin ei ole või? See on ääreni täis. Ma tegingi voodi endale siia. Hästi kerge, ostsin lihtsalt seda veekindlat ja kemikaalikindlat vineeri, mis on ära lamineeritud. Ja tegin sellest voodi ja viskasin brussid lihtsalt alla. Brussidest täiesti suvaline ja siia viskasin veel ühe OSB lihtsalt sellepärast, et see mahtus siia kaasa. Ma saan sellest teha midagi sinna. Ostsin lamp endale kaasa ja pirne, siit sai 150-seid sai hea hinnaga pikkuseid siis. Ja mis siin on jalgratas, mõtlesin Birgiti jalgratta võtta, see ei mahu ära siia, talle võtame siis uuena sealt lihtsalt mootorrattad tõstuks. Siin on see 50-liitrine kompressor, siin on pukid autole, pukid või 2 pukki, kuskil on teine, 2 pukki tsiklile. Siin on kõik. Oota, siis on hüdropress, torupainutaja, kõik, mis siia läksid mingi käia ja no ikka korralikult läks. Mul on täis. See on mu magamiskoht seal. Ma mahun sinna niimoodi, et ma saan seal külili ka keerata. Ja suht okei. Võtsin paksa madratsi kaasa, et ma kasutan, või me saame omale voodis selle madratsi panna, mis oligi meie oma. Praegu me kasutame toas lihtsalt neid madratsi, mis autos olid. Ja jah. Siis ma tahtsingi teha veel siia ka mingi siukse nurga, et asjad siit ära lendaks, aga kuna madrats tuli, siis hoiab mul hästi neid asju. Holden, tule siia. Vaatame, kas Holden tere ka ütleb. Istu. No lehva. Ja, tubli. Sina sõidad meie kaas nüüd. Lähme naudime sõitu. Et nüüd nii kiiresti enam tagasi ei sõida. Holden tahab puhata, jalutada, sirutada ja siis saan mina ka puhata ja sirutada. Et nii ongi. Võt. Siin laps mängib praegu Holdeniga, väsitab ta veel ära ennem sõitu. Ja siis ongi idekas. Kuigi ta on seal nüüd. Seda ei huvita. Ta avastab siin loodust. Aga jah, eks ma filmin siis veel rohkem siin tee peal ja mine mängima, Holden. Ja nii ongi. Ilus buss. 4,5 barri läks taha. Päris raske on, ma arvan, et jah, siin ikka seda raskust on. Aga enam-vähem proovisin mõlemale poole asjad ära majutada, et oleks tasakaalus. Kuigi vasakpool on ikka raskem. Pole hullu. Aga jah, nii on. Aitab sellest lobast. Ma jutustan ära ja lasen siis Holdenil siin veel joosta, seal nad seal praegu saavad mõnusalt mängida. Bussile see ülevaatus tehtud.
räägime sellest ka, ülevaatus, ma mõtlesin mul septembrikuuni, aga see ei ole võimalik, sest ma ei teinud eelmine aasta ise ülevaatust. Eelmise kuuni oli, või järgmise kuuni oli ülevaatus, selle tegin peale, siin sai hooldus tehtud, õlivahetus, õlifiltri vahetus, kütusefilter läks nüüd vahetusse, siis taha läksid kõik uued piduriplekid, kässar, uus remontkomplekt, uued klotsid, kõik asjad, kässar sai korda tehtud ja rohkem öeldki bussil midagi viga siin. Et ülejäänud on hea ja korras, et nüüd on auto valmis sõiduks. Vot, aga jah, sõitma. Nii, siin esimene peatus pole viimane peatus Eestis. Ma olen siin kohe piiripunkti ääres Olerexis ja Olden, tule siia. Väga hea. Ta leidis nüüd väikse jõe. Nüüd ta on läbimärk. See oli hea. See oli hea peatus. Igatahes jah, me oleme siin Ikla piiripunktis nüüd Olerexis. Ma tegin viimase tankimise siin ära. Ja siit nüüd siis Lätti. Vähemalt nüüd Olden läbi märg ja ma hakkan teda kuivatama siin millegiga. Aga jah, see on nagu nii seal pissuvesi ka. See on kõige parem. Aga 200 kilti on sõidetud midagi ja nüüd on, ma käisin veel Pärnust läbi, ma ostsin Aureliale jalgrattatooli, mida saab jalgratta küll kinnitada, millel pole pakiraami. Et siis siuke on olemas, mis käib pakiraami peale, aga oleks ilma vaja. Sai selle ostetud. Ja nüüd võib sõitma hakata põhimõtteliselt. Kihutame edasi õigemini, et Eestist välja ja vaadata, äkki jõuan täna Leetu, äkki ei jõua. Et eks see selgub nüüd jooksvalt, kaua viitsib ja kaua jõuab. Nii, meil on väike paus siin. Me oleme Leedus kuskil. Siin Oldenil ma suutsin ära võtta juba mingi 4 puuki või. Üks oli juba kinni jäänud, teised 3 tatsasid ringi. Ma arvan, seal Olerexi sellest tulid nad. Aga praegu ma olengi jah, kuskil, ma ei tea, Circle K tanklas Leedus. Et siin väike pissipaus mõlemal. Ja siis ega siis ei olegi midagi. Jätkame sõitu. Praegu saab natuke tatsame siin, passime ja jalutame siin selle muruplatsi peal. Ja siis saab jätkata. Ma ei tea, palju ma sõitnud olen. Aga äkki sõidab pool ära täna, loodetavasti. Siis oleks täitsa hea Poolas ööbida ja siis homme jätkata sealt. Vot, aga Circle K nagu Circle K, ikka Tesla, ei ole Tesla. Mingi suvalised need elektri need pistikud siin. Vot, ma lähen viskan kaamera autosse ja tatsame siin Oldeniga veits ringi. Saab ta natuke mõnuleda siin ka. Ega talle ka väga ei meeldi see igav sõit. See on igav kõigile.
ilus päikeseloojang siin taga. Ma olen, kus ma olen? Ma olen kohe Poolas. Ma olen Leedu piiri ääres. Kas ma saan? Opa! Ma olen Leedu piiri ääres siin Nestes. See, mis on kohe enne Leedut veel. Tähendab enne Poolat, viimane Leedu tankla siis. Et peaks olema. Siin oli 1.4, ma kliendikaartiga 1.4.2 midagi oli mul kütus. Ma nägin siin tegelikult tee peal ka 1.3.7 või mingeid asju, aga ma ise loll jätsin selle liiga viimasel hetkel selle tankimise. Mõtlesin, et ma tangin ikka Poolas või Leedus ära veel, sest Eestis on kõige odavam praegu olnud, siis Läti oli kallim, seal ma ei tankinud ja nüüd ma tankisin siin Leedus veel. Leedus on ka siuke odavam. Et Eestis ma tankisin 1.306 äkki. Et jah, see oli esimene tankimine. Nüüd ma ennem, kui ma vist Pärnus, ma ei mäleta, palju ma Pärnus tankisin. Aga noh, Eesti on hetkel odavam kui siis Läti ja Leedu. Läti on kõige kallim, siis on Leedu. Ja eks homme vaatame, kuidas Poolas on. Et jah, täna ma Poolas ei tangi, siis ma pean nagunii seal slotti hakkama arutama ümber, et mis kõige parem on, odavam. Praegu ongi hea, mul on täispaak, ma saan 600 kilti sõita jälle või midagi. No mitte 600, ma sõidan mingi 500 kilti umbes paagiga, siis on mul reservi piisalt. Ja vot, aga praegu põhimõtteliselt ongi siin jälle väike pausikene, väike jalutus. Ma käisin ennem Leedus ka seal ühes tanklas pissipausil ja siis läksin Oldeniga, tegime ka siukse pikema tiiru veid seal küla vahel. Mingi väike klipp on mul, kus me jalutasime. Moblaga tegin kiirelt, aga jah. Võt, siin me oleme. Siin Eesti tanklas. Teetööd käivad nagu ikka siin piiri ääres. Ja jätkame siis sõitu. Otsu jälle autosse, kaua ei sõida enam. Varsti võiks mis ma ütlen, kuidas ma ütlen seda? Öökoha otsida, noh, kõige kergem. Et kui ma sõidan iga päev 760 kilti, siis ma saan 4 päevaga joon kohale. Aga ma olen praegu mingi 600 midagi sõitud, 650-700 vahele midagi. Vot, aga ärme jaura, sõidame, siis saab mingi 700 kilti ära sõidetud täna. Aga davai, läksime siis. Aitame Otsuga autosse. No Otsu, mine, hopseps. Lähme autosse. Hopseps. Hästi. Suplik moomis. Me oleme Poolas. Et siin, ma ei tea, 200 kilti, üle 200 kilti ma nüüd sõitsin sealt viimasest Leedu tanklast. Seal kohe piiri ääres tõmmati kõik põhimõtteliselt maha. Minu ees oli samasugune Mersu buss ja tal oli siis treila järgi ja noh, tal oli kaubik ja tõmmati ka maha. Mind tõmmati maha ja siis mõtlesin, okei, kui mind nüüd, kui tagant sisse vaadatakse, siis on suur tõenäosus, et mulle kutsutakse kaaluauto, sest mul on rämedalt asju täisse ja ma ei ole kindel, kas ma olen kaalus või on mul üle 3,5 tonni. Ma tean, mul oli 500 kilo ruumi, et asju pakkida sinna. Aga mul on seal palju raskeid asju selles mõttes, et noh, nibin-nabin, ma ei käinud pärast kaalumus, kui ma ära pakkisin. Aga minul küsiti lihtsalt, et mis mul autos on, ma ütlesin, mul tsikliremondi asjad ja koer on kaasas ja kui tihti ma siis sõidan seda vahemaad. Ma ütlesin, et ma ei sõida seda üldse põhimõtteliselt. Ja oli kõik, ütles mulle, et mine edasi. Siis ma esimene, see, kes seal Mersu kaubik oli, see võeti, seal oli juba taga, roniti sisse ja vaadati, mis seal sees on kaubikus siis. Et kuna mul on akendega versioon, siis võib-olla see päästab nii palju, et noh, arvatakse, et on sõitjate siuke auto. Ei ole mul seal kaupa ja asju nii palju. Vot, et sellega läks õnneks. Oldenil panin puugirohu ära mingi hetk. Seda ma võib-olla ütlesin, võib-olla öelnud. Põhimõtteliselt siis, kui neid puuke hakkas tekkima, siis panin selle tilgad ära talle, et nüüd võiks ta ka rahu olla selle puugi poole pealt. Ja rohkem ei olegi. Ma olen sõitnud peaaegu 900 kilti täna. Ja jah, nüüd on siuke hea
mulle meeldib Poolas need ööbimiskohad või noh, need tanklad ja värgid, et nad on jumala ilusad. No, see park või noh, see on nagu eriti mõnus koht, siin on lastemänguväljakud, istumisalad, aga hästi paljud on siuksed. Et siin Poolas on seda ala, kus saab käia ja jalutada ja olla rahulikult. Et siin on, noh, ma valin tanklaid tavaliselt. Siin on need puhkealad ka, kus on siis WC-d. Tahtsin ühte jääda, ma ei viitsin enam sõita. Aga need lähevad ikkagi vetsud kinni seal. Siis ma võtan tanklaid siit, et tanklad on samamoodi siuksed ülihead, mõnusad, suured, kus saab rahulikult parkida. Ja see ka, et täna on öösel külm. Siin läheb mingi 1 kraadi peale, mul autos soojendus pole. Oitsule ma panen siis teki peale ja ööseks panen äratused, et vaadata. Ei tea, kas ta, noh, ega midagi hullu ei ole, aga noh, 1 kraad ikkagi, ei tea, kui palju autos läheb. Et jah, paneb teki peale talle ja öösel panen siis paar korda äratust, et vaadata, kuidas ta on, kas ta on teki maha lükanud endalt või mitte. Et tal soa ikka oleks. Ja no kui väga hulluks läheb, siis ma panen auto tööle lihtsalt. Et autol on see enda vebasta tehas oma ja see kütab siis ka auto ruttu soojaks õnneks. Või noh, mootori ja siis hakkab autosse ka soojendus tulema. Vot nii, rohkem ei olegi siin. Ma natuke lasen Oldenil mõnuleda. Ta magas nüüd sõidu ajal meil. Ja jah, siuke ilus park. Et lasta saab nüüd jalutada siin natuke rohkem. Ja mina hakkan ka magama sättima siin, kui on. Kell nüüd liikus tund aega tagasi. Praegu on pool 12. Eestis on siis 12:30 kell. Jah, et ma olen väsinud, ma ei viitsi sõita enam. Ei pole mõtet siin hullu panna. Isegi palju sai sõidetud selles mõttes, et ma tegin jumala palju peatusi. Mul oli endal pissipeatused, siis ma kogu aeg võtsin Oldeni välja, temaga jalutasime natuke mõnes kohas pikemalt, mõnes kohas lühemalt. Aga progress on hea täna selles mõttes, ma olen rahul. Vot nii, aga ma viin kaamera autos, jalutan siin Oldeniga, vaatan, teeme tiiru peale, siin on, tundub päris suur parkla või noh, parkla. Vot nii, davai, hommikul siis näeb. Tere hommikust siis. Vaatame, kui kaugele me saame, ei saagi rohkem tulla. Nii, istu. Ei istu, lama. Oota. Anname Otsule hommikusöögi ka ära. Lasta siit hakkab seda otsima. Hästi, otsi. Ma loodan, et rihm on nüüd piisavalt pikk. Aga nüüd temal hommikusöök. Mina pesen siin hambad ära ja ega siis ei olegi midagi muud, kui me hakkame edasi sõitma. Ja jah, öösel Mubla näitas, et siin tuleb mingi 2 kraadi. No tegelikult oligi, kui ma jõudsin parklasse, oli 4 kraadi. Aga autos oli kõige külmem, oli mingi 3 aeg vist või 5 aeg, ma ei mäleta, enam oli 11 kraadi. Et väga hull polnud. 2 korda käisin Oldenile teki peale panemas igaks juhuks, et kui läheb külmemaks. Aga mõlemad korrad oli ta selle ise endalt juba ära võtnud. Aga noh, jah, eks ta sätis on seal ja ega mugav tal võib-olla teki all ei ole. Aga sai peale ja ega ei olegi. Tegelikult ilm on kole praegu, midagi ilusat ei ole, aga samas väga külm ka ei ole. Et hommikul oli nüüd autos 13 kraadi ja täitsa hea. Jah, mis ma veel räägin siin? Siuke silm on, siuke sombune. Osad magavad endal lihtsalt tavalistes sõiduautodes siin, nagu ikka, lasevad istma alla ja siis magavad kõrvalistmel. Et jah, mul oli täitsa hea magada tegelikult. Et siuke, seal oli soem ka, ma arvan, kuna ma olen nii lae ligidal ja see õhk või noh, kõik soojus jääb sinna üles kinni, siis oli hea. Ma pean Oldenil nüüd pikemaks tegema. Ai, ma aitan teda. Noh, näed, sul on üks siin. Ops, kõik otsas, söödud. Vot, aga pesen hambad ja igas midagi. Sõidame edasi. Mis see kell on? Kell on meil 8:38. Eestis 9:38. Et 9-st hakkab sõitma arvatavasti ja siis on mõnus. Õnneks mul on pirokaid järgi veel, saab neid süüa. Ja jah, läksime siis.
vahepeal saab siin sõidu ajal ka natuke rääkida, sest et Saksamaal oleme nüüd ja auto ei tööta siin. Mitte sellepärast, et ta ei töötaks, vaid sellepärast, et pole mõtet, kuna me lihtsalt seisame siin. Ees on vist mingi avarii olnud, siin läks suur see rekka puksiir mingi hetk mööda, siin kõik autod juba kohe ongi nagu tee äärde tõmmanud ja pikalt sõitsin niimoodi. Ma algul mõtlesin, et äkki on sellepärast, et laseks ratturid mööda, aga siin vist teatakse, siin on ka näha, et palju vahet on, et vist oli juba teada, et avarii on äkki neil märkide peal, ma jälgin märke nüüd. Siin ei, tegelikult see vist näitas ummikud lihtsalt 60-ga sõitsin mingi aeg ja nüüd on täiesti seis. Et jah, mis veel? Põhimõtteliselt iga siin on terve päev sadanud. Ma siin ei näe mitte midagi. Terve päev on sadanud siin ja nüüd on lõpuks kuiv. Siis tankisin Poolas kütust, sain seal mingi 1-3-2-ga isegi kuskil väikses linnas. Siis käisime linna peale jalutamas Oldeniga väikse tiiru. Korraliku sopa hunniku leidsin üles, et jah, siis ta tahtis igal poole vette ronida, siis sai teda natuke rätikuga puhastatud. Aga jah, natuke oleme jalutanud siin, pole hullu. Ja mis veel? Saksa piiriületus oli ka jälle mingi, ma arvan, et seal läks pool tundi. See ei olnud enam siuke piiriületus, et kõik seda otse joones, vaid nüüd tõmmati maanteelt kõrvale, seal olid üles pandud siis kaarhallid, kuhu autod siis sisse sõitsid ja kus kontrolliti neid. Ja jah, mina nägin ainult ühte autot, mis oli kontrollis. Mind maha ei võetud. Üks eestlane oli seal veel mingi Volvo ja järele Aagisega. Seda maha ei võetud, see tuli mulle pärast mingi aeg järgi, et ma sain tast seal rivis ette. Et jah, ma ei tea, eks seal oligi pisteline kontroll. Ja ma ei tea, praegu on siin lihtsalt mitte midagi rohkem ei olegi toimunud. Kell on praegu siis 18:46. Ma panin, mul on nüüd mingist ajast peale see aeg, et ma võtsin tollid maha, et ma ei sõidaks neid kiirdemaksudest läbi. Siis tuli umbes 4 tundi tuli juurde. Kilometraasi on 11 kilti vähem, aga 4 tundi pikem sõit. Et jah, mis siin ikka, siin muud ei olegi. Väldin pigem neid kiirteid. Ja hakkabki liikuma. Mitte kiirteid ei väldi, vaid maksulisi teid. Aga nüüd hakkab liikuma. Nii et väga hea, sai jutt räägitud. Me sõidame veel natukene mõned tunnid siin 10-ni äkki tuleb ära. Äkki saab number 1 ka näha, mitte enam 2200, vaid 1900 midagi. Aga läksime. Nii, põhimõtteliselt ma jõudsin eile siis kuskile, ma ei tea kuhu, Saksamaal olen ja kuskil tanklas siis. Siin on muidu Burger Kingid asjad ka olemas, mis on kinni loomulikult veel. Kell ei ole tegelikult üldse palju, kell on tegelikult kell on 10 juba. Täna mul oli natuke kaua magasin, kell 8 küll ärkasin, aga ma olen siin ringi tatsanud, Olden on süüa saanud. Mina ei ole midagi süüa saanud, sest ma ei saanud siin süüa. Eile sõin ka, ma ei viitsinud eile õhtul enam filmida. Ostsin mingi saiakese tanklasse, maksin kokku läks koos sellelde mingi pretselitega 10 eurtsi, päris karm. Aga tanklavärk. Aga muidu on siuke normaalne see. Siin on jumala palju ruumi, et me käisime, buss on seal ja me käisime siin terve selle tiiru peale. Sealpool on siis Burger Kingi maja ja mis iganes seal on. Natuke paistab ka. Ja tankla on siis seal otsas. Et jah,
natuke alla 1900 kildi on sõita või tähendab natuke alla 2000 kildi on sõita. Ma jõudsingi eile siia mingi vist kell 11:30 või 12 või midagi sellist. Aga no ilus ilm on täna. Hommikul hakkas autos päris kuum ka, sest et normaalselt hakkas kütma päike seda katust ja siis mul üleval hakkas soe, all oli jahe või noh, jahetamm. Oldenil oli päris mõnus seal olla. Vot, aga ega midagi. Ma siin pesen lambad ära ja sest süüa ei saanud veel. Ja siis lähen sõidan, eks ma käin kuskil tanklast läbi, või mitte tanklast, vaid mingi väiksemast poest pärast. Mul on neid pretsleid järgi veel, mis iganes, soola pulgad, mitte pulgad, vaid need lipsukesed, mis iganes. Neid on järgi, neid söön siis nii kaua. Ja siis mingi hetk, ma arvan, lähengi kuskile väiksemasse linna külla, võtan sealt mingi toidu poest, sealt saab odavalt pirukaid või midagi. Ja siis on idekas selles mõttes, et jah, öösel oli ka, korra hakkas külm, siis ma läksin alla, panin Oldenil teki peale, kuigi talvist väga külm ei olnud. Tundus, et ta seal ligistab, ta oli külili, aga viskasin ikka teki sisse ta. Vahet üle, eks ta ise saab alati maha võtta. Aga jah, praegu olegi midagi rohkem. Eks ma sõidan kohe edasi ja vaatame, kas täna saab number 1 eest ära kaotada ja 1000 kilti sõita jälle. Kuigi ma arvan, et läheb natukene hiliseks jääb täna. No eile oli samas ummikuid palju, aga täna on esmaspäev ja täna ma saatun kuskile kella 5 kindlalt tipptundi ka, et siis on jälle kuskil seismist. Eile oli neid ummikuid ja seismisi tegelikult paar tükik oli. See Saksa piir oli, kus ma ootasin piirikontrollis, kus oli pikad järjekorrad ja siis see mingi avarii, mis seal oli. Vot, aga jah, eks ma hakkan sõitma. Nii, meil on uus hommik kätte jõudnud siin. Ma olen kuskil Prantsusmaal mingi suvalises parklas siis. Või noh, neilde puhkekohtades, nagu need siin on. Ja meil on jäänud sõita veel 1009 kilti ja 9 tundi, midagi 51 minutit või äkki midagi sellist. Et suhteliselt vähe on jäänud. Eile ma küll kahjuks nii palju ei sõitud, et ma näeks selle 900 ära, aga noh, 9 kilti veel ja siis näeb. Mis veel? Eile ma sõitsin suht pikalt või noh, mitu tundi sõitsin neid väikseid teid, kus oli siis, et väldiks maksustatud teid ja mingi hetk ma sain aru, et see ei vii kuskil mind, sest see on nii vastik on sõita neid, seal on kogu aeg linnad, külad, kogu aeg hoog üles, hoog maha, pidurdamised, teed ei ole sirged, et kui nii pikalt juba sõitnud olen, siis ma ei viitsi enam lihtsalt jätkata nende teedega. Et mingi hetk panin sisse, et ei maksustatud teed ja sõitsin neid. Praegu tegelikult ma olen ka ainult maksnud 12 eurot, aga noh, samas ma sõitsin ka ainult 100 kilti ja ma sain mingi hetk nüüd uue selle pileti, et eks ma siis varsti pean jälle maksma, aga pole hullu, jõuab vähemalt kohale ja ongi hea. Kütusekulu on räigelt praegu madalam olnud, kui ma sõitsin Eestisse. Ma ei tea, võib-olla on Hispaania on alla mäge terve aeg ja selle pärast. Aga jah, Otsuga me käisime siin jalutamas ära juba. Ja ma lähen annan talle korra vett veel. Seal ongi need jumala korralikud vetsud on, sealt saab kohe keskelt vett ja siuksed lahe suur ala on siin. Selles mõttes on küll hea, et Prantsusmaale siit saab küll punkti, et siuksed suured pargid, kus saab koertega jalutada,
lastega saab põhimõtteliselt mängida ja siin on igast kämpad või mitte kämpad, vaid istumisalad. Ja teises kohas oli veel, kus ma jäin seisma korra, et lihtsalt Oldenigi jalutada, oli ka mingi sihuke väike matkarada või nii, et metsa sisse tehtud tee. Ja seal olid toolid, lauad, sai istuda, jumala normaalne oli seal jalutada. Ja mis veel, ega midagi. Eile jah, sai igal pool väikestes linnades sõidetud Saksamaal. Vist oli eile, kus ma otsisin kütust tankimist, et sõitsingi maanteelt suurelt teelt maha ja läksin külla, otsisin, sattusin igast kohtadesse, mingi tööstusrajoonidesse ja põhimõtteliselt ma tankisingi eile vist Saksas kõige kallimalt 1,6 vist, siin Prantsusmaal sain 1,5 minu meelest ja niimoodi on läinud, et täna ma arvan, üks tankimine tuleb Prantsusmaal veel, eks ma siis lähen avastan mingit väikest külakest, proovin tanklat leida. Intermarche 24 vist on mingi siuke koht, see on siis pood, aga neil on 24/7 tanklat seal. Sealt ma sain neile 1,5, nii et ma täna teen sama taktikat, ma panen Waze'i sisse Intermarche ja otsin seda siis. Marche, ma ei tea, kuidas seda öeldakse hispaania keeles. Aga võt, rohkem jällegi, Prantsusmaa leidsin siis ka selle Carrefour Connecti, mis on siis väike pood, ütleme nagu Selver ABC siis või, see on pisem siis Selverist ja Carrefourist samamoodi on Carrefour Connect väiksem. Sealt see -50% endale kolmnurksaiasid, 2 tükki pluss 2 wrappi, jumala head wrappid olid mingi peekoni ja sinepiga ja siis 2 pakki küpsiseid ja see läks mul kõik kokku 8 €. Et ma kahjuks pilti ei teinud, aga ma sain sama raha eest räigelt palju rohkem süüa, kui ma sain Saksamaal tanklas. Ilmselgelt ka, kui tanklas ongi kallis toit. Vot, aga praegu ei olegi rohkem midagi. Otsu valmis, tal juba täiesti kopp ees sellest sõidust, ta on nii kurb. Et lähme sõidame, lähme jalutame veel vee juurde, võtame vett alla, äkki tahab nüüd juua. Ja siis jätkame bussiga sõitu, viimased 1000 kilti on jäänud. Nii vähe, 10 tundi, 1000 kilti. Läksime siis. No nii, olen siin SOS-alal maanteel ja auto, mitte midagi, ja auto on vist sõitnud. Mootoril mingi imelik kolk sees. Mäest ma siit enam üles ei sõida, sest et 0 jõudu. Temperatuur oli peaaegu 120 kraadid, oli korralikult kuumaks läinud. Mul oli süüde sees, ventikad kõik sees puhusid, et maha jahutada siin ja mingi imelik kolks. Jõudu täiesti 0, et siin on väike mäest üles tõus ja ma ei lähe siit enam ülesse selles mõttes, et jah, vaatan palju siin temperatuuri ma olen alla saanud sinna 80 juurde. Aga kui ma proovin, siis ta ei liigu enam kuskile. 975 kilti jäänud. Aga tundub, et ei lähe enam kuskile. Mis siin mitu tundi, 9 tundi 35 minutit. Ma olen nii ligidal. Aga tundub, et siin õnneks Birgit juba leidis siin kõrval on, või siit 20 minutit eemal 17 kilti on remondi koht. Ma ei tea, ma arvan, ma ise ei sõida sinna enam ära, sest ma ei saa autot tööle. Või auto töötab, aga ta ei lähe siit mäest ülesse. Ma ei saa siin keset maanteed seisma jääda. Arvan, et ma ei tea, ma jahutan ta maha ja siis vaatab edasi. Äkki muutub midagi, kuigi ma kahtlen, sest jah, mingi imelik kolks on sees. Niisugune heli. Ja jah, mootor käib väga rapub ka seal vahel. Pöördesse ei lähe, täiesti 0. Et 5 minutit oleks tegelikult puhkeala ja siis saab kiirteelt maha sõita. Ja siis ongi seal ümber pööre ja natuke tagasi. Et minust jääb ta siis mulle selja taha natukene. See remondipunkt. Aga ma kardan, et ei mängi mitte kuidagi välja see. Vaatab. Kui kasvõi sinna puhkealassi, kui puhkealassi jõuab, siis on juba kerge, sest sealt edasi on lihtsalt välja sõit. Siis küll ma seal tee ääres võin seista. Aga praegu on see, et ma olen mäe peal. Oleks ma äkki alla, siis paneks autot tööle, laseks veereda. Aga see on nii väike tõus. Aga
aga ma ei lähe siit üles. Selles mõttes, et jah, keeruline värk, eks näis, mõtleme, mis saab. Ma olen siis mingi tunnike, võib-olla 2 istunud juba ja nüüd tuleb, või noh, tuli siia see SOS-i auto, et ta kutsub mulle puksiiri või juba kutsus õigemini ära, 15 minuti pärast umbes jõuab. Ja siis viiakse mind siia kuskile äkki töökotta. Birgit leidis mingid töökojad, mis siin ligidal on, siis ma lasen ühte viia. Ja põhimõtteliselt jah, ma lasin mootoril maha jahtuda, seisin siin, proovisin sõita veel, mitte midagi. Siis tagant hakkas õli välja ajama ja kõik siuksed asjad. Vaatame, kuidas ta ära ka sõidab siin. Siis on korras. No, vot, ja läheb seal elupääste, kes mulle puksiiri kutsus. Väga hea. Ja jah, siis hakkas mootorist, avastasin, et lahvab tagant õli välja, kust kohast tuleb, ma ei näe, sest et altpoolt ma ei näe ja ülealtpoolt ma ei näe. Mingi kolin on sees. Niisama parkingu peal ta enam-vähem nagu võib, või noh, pöörded lähed üles, enam-vähem normaalselt, mitte väga hästi. Drive'i peal siin, kui ma üks proovisin, juba pikemat aega oli seistud, siis hakkasin sõitma, siis vaatasin, juba päris okeilt töötab. Jõudsin siit selle SOS allalt välja ja auto suri välja. Ja siis ega tagurdades ka enam, tagurpidi käigu ka enam käima ei jäänud. Et vaikselt neutraaliga tulin siia tagasi siis ära, veeresin õnneks mulle mäe peal. Ja igas midagi. Helistasin siis sinna posti peal numbril või sinna nupust vajutades. Ma ei saanud mitte midagi aru, mis ta rääkis. Midagi, ta ütles, et ta räägib natuke inglise keelt. Aga kuna siin see maanteemüra on nii räme, siis ma ei kuulnud, mis ta ütles mulle. Ma ütlesin lihtsalt talle, et mul on vaja puksiiri ja ongi kõik, et mul on auto katki. Ja siis ma ei tea, kas ta kutsus või ei kutsunud. Siis no päris kaua läks aega mööda. Ja siis ma ütlesin, või tähendab, siis ma hakkasin mõtlema, et eks ma helistan siis ise kuskile. Proovisin algul juba helistada sinna lühinumbril 33605, mis iganes. See ei hakka kutsumagi, isegi suunakoodiga mitte. Siis Birgit leidis mingid numbrid. Nendele helistasin ühe numbri leidis. See ei olnud päris see number, mida ma oleks tahtnud. Seal ei olnud nagu päris neid asju, mida mul vaja oli. Seal mingid automaatvasta rääkis. Ja siis posti peal oli veel äpid. Tõmbasin ühe äpi alla, seal sai kohe äpis olid SOS. Ja ma ütlesin selle peale, seal oli kirjas, et helista 112, kui on välismaa number, ehk siis telefoninumber. Ja just kui ma hakkasin helistama, vaatasin, et jõudis see siia, nii et ikkagi see tädi saatis mulle siia vahel sellegi. Et nüüd 15 minuti pärast on puksiir kohal, siis ma näitan, kuhu viia mind. Ja loodame parimat. Kell 2 tehakse uuesti lahti, kell on praegu 12:30. Et siis neil on siestad siin samamoodi nagu Hispaanias. Sadam hakkas ka siin, ennem oli ilus päike, nüüd saab. Vot, seiklus saab uue mootori, ma arvan. Siin muud ei ole. Mitte päeva ma siin olen, mul on ju manti niimoodi täis buss, siin peab seal tühjaks tõstma, et nad üldse vist tõstukilised üles saaksid tõsta ja ma ei tea mida kõike veel. Samas 4 post kannatab rohkem. Eks näis. Vot, aga praegu ootan puksiir ära ja eks ma mingi aeg teen kokkuvõtte. Siin, kui kuskil rahulikum aeg on. Ma ei tea, mis saab. Eks ma elan bussis, siis ma loodan, et seal külas on mingi poodi ka. Mul Oldenil süüa on. Vett võiks juurde saada. Vett saab, ma arvan, sealt ka töökojast. Aga süüa oleks endale vaja. Vot nii. 1000 kilti enne lõppu. Mis sa teed? Aga jah, ootan puksiiri. Aga äkki jätamegi siin selle osa pooleli, sest et järgmises osas läheb kõvaks jutustamiseks, story time'ideks. Et ärme venita seda osa liiga pikaks. Ma olen aru saanud, et keegi viitsi vaadata 40-minutilisi osasid, et äkki hoiame seda. Ma ei tea, palju praegune videogi tuleb, et eks seda näis siis. Et vaatame, äkki pingutas, või noh, äkki on mingi 20 minutit alla selle, järgmine video tuleb ka umbes midagi äkki sellist. Võib-olla lühem isegi teeb siukse pika jutu video ja saab mingi klippi seal äkki näidata ja rääkida, mis seisud siis meil lõpuks jäävad ja on ja mis kõigest sai. Davai, tšau siis ka!